Tere päevast, head investorid ja kõik, kes te meid täna vaatate ja kuulate. Alustame Infortar Grupi 2025. aasta 4. kvartali ja 12 kuu tulemusi tutvustava veebiseminariga. Mina olen Infortari investorsuhete juht Kadri Laanmäe ja koos minuga annavad täna ülevaate Infortari viimase tegevusest ja tulemustest Infortari juhatuse esimees Ain Hanschmidt ja Infortari tegevjuht Martti Talgre. Alustame tegevuse ja olulisemate sündmuste ülevaatega 2025. aasta 4. kvartalis ja peale presentatsiooni vastame ka meile saadud küsimustele. Kui keegi hetkel veel soovib oma küsimust esitada, siis on võimalik seda teha kasutades Teams keskkonnas küsimused ja vastused nuppu. Tänast esitlust salvestatakse ja see on hiljem kättesaadav Infortari investorveebis. Aga alustame siis ülevaatega ja esmalt sõna üle Ain sulle. Tere päevast, lugupeetud aktsionärid, tere päevast, lugupeetud investorid. Aasta 2025 tulemused on nüüd siis käes ja avalikustame ja kokkuvõtteks võib öelda, et me oleme eelmise aastaga väga rahul. Kui rääkida tähtsamatest numbritest, siis meie EBITDA kasvas eelmine aasta 60%, jõudis 233 miljoni euroni. Kui mäletate, 2 aastat tagasi börsile tulime või üle 2 aasta tagasi juba, 3 aastat tagasi, peaaegu 2,5 aastat tagasi börsile tulime, siis meie infomemorandumis oli meie EBITDA reeglina mingi 100–120 miljonit eurot. Siin 2,5 aastaga oleme me oma ärisid peaaegu 2 korda suuremaks viinud ja tol ajal, kui ma vaatasin seda infomemorandumit, siis meie käive oli 1 miljard. Täna on siis meie käive 1 miljard ja 837 miljonit eurot võrreldes siis üle-eelmise aastaga või 25 võrreldes 24. aastaga on kasvanud 34%. Ja mis head meelt teeb, et meie kasum on 72 miljonit eurot. Ja kui reeglina me oleme kiiresti kasvav ettevõtte olnud ja me oleme saanud palju selliseid erakorralisi kasumeid, siis ütleme aasta 2025 võib öelda, et meil see 72 miljonit on enamuses ikka jooksva tegevuse või igapäevase töö kasum. Ja tahan veel meelde tuletada, et me oleme suur ettevõte, me läheme globaalse tulumaksu alla, et meil eelmine aasta siis kasum oli 72 miljonit eurot ja me tulumaksu maksime 17 miljonit eurot. Kokku siis võiks öelda, et meie kasum oli 89 miljonit eurot, ümardades 90 miljonit eurot. Varade maht on siis ligikaudu 2,6 miljardit, omakapital ligikaudu 1,2 miljardit ja äristruktuur on meil praegusel momendil eelmine aasta samaks jäänud. Meie koduturgudeks on siis Eesti, Läti, Leedu, Poola ja Soome. Kui me oma põhiäri segmentide järgi vaatame oma äri, siis on ikkagi meretransport, energeetika, kinnisvara ja siis teised muud ärid. Läheme järgmise slaidi juurde. Kui nüüd ärisegmentide või ütleme tervikuna vaadata, siis me oleme tõesti rahul, et me oleme kasumlikult kasvanud. Kui me võrdleme seda kasumit, mis me aastal 2025 teenisime kasumiga, mida me teenisime siis 24, siis kasum on küll vähenenud, aga jooksva tegevuse kasum, nagu igapäevase töö kasum on tegelikkuses kasvanud. Ja mis meile eriti head meelt teeb, et kunagi, kui me võtsime aastal 2016 eesmärgi minna rahvusvaheliseks, siis see ennast on õigustanud, et eriti, et me oleme Soomes väga tugevad, me oleme Lätis väga tugevad, Leedus on meil turuosa ligikaudu 10% ja Poola investeering, viimane investeering, mis me tegime, oli siis 19. detsember 2024, siis aasta 2025 oli täisaasta, mis me Poolas pidime tegutsema ja see aasta läks edukalt, et need investeeringud, rahvusvahelised investeeringud tasuvad meil igati ära. Eelmine aasta nagu tähtsamatest sündmustest meile väga meeldis, et meil oli võimalik siis oma põllumajanduslikku äri laiendada, Estonia farmide ost. Meile väga head meelt pakkus, et me eelmine aasta
läks käiku Rimi logistikakeskus. Meil ütleme niisuguse märgilise tähtsusega oli, et Pärnu sild sai valmis eelmise aasta juunikuuses ja sügisel juba saime võimaluse hakata ehitama uut silda üle Rõivu jõe Pärnu lähedal. Et meie ehitusettevõtted andsid meile ka olulise osa meie kasumist. Kui nüüd veel rääkida meie nagu põhitegevuste kaupa, siis meretransport, Tallink, et Tallinkiga me oleme rahul. Et Tallinkil oli eelmine aasta väga raske aasta, oli turbulentne aasta, esimene poolaasta, just esimene kvartal oli suure kahjumiga, kuna osad laevad seisid, siis esimene poolaasta oli ka kahjumis, aga Tallink hakkas hästi arenema kolmandas ja neljandas kvartalis. Kolmandas kvartal oli juba oluliselt parem kui võrdlev aasta 2024 kolmas kvartal. Neljas kvartal oli juba parem ja kui me vaatame selle aasta algus, siis jaanuaris oli juba kaubaveod paremad, reisijate arv parema, et Tallink tegelikkuses on väga positiivse arengu tendentsiga või trendiga. Siis, ja mis on nagu hea, Tallink maksab suurepäraseid dividende, 6 senti aktsia kohta. Energeetikaäris on meil hea meel, et meil on nagu energeetikaäri ka hajutatud, et meil on nii energia tootmine, meil on energia müük ja infrastruktuur ja praegusel momendil väga tublilt töötab infrastruktuur, kes annab meile siis ka stabiilsed sissetulekud. Ja mis on energeetikaäris oli nagu suur uus äri, on meil siis biometaani äri just nagu rahvusvahelises, biometaani rahvusvaheline äri, et ta ei ole ainult üksnes lokaalne äri Eestis, vaid me teeme juba rahvusvaheliselt, ostame ja ka müüme kvoote üle maailma. Ja kinnisvarasektoris, nagu ma juba ütlesin, et tulemus on meil ütleme stabiilne seal kogu aeg olnud, et Rimi logistikakeskuse ehitamine ja Alingas või jah, Rimi logistikakeskuse ehitamine ja mis on nüüd uus projekt oli eelmise aasta lõpus, hakkasime depo arendusprojekti arendama siis Lasnamäele. Loodame, sest see peaks saama selle aasta lõpus või järgmise aasta lõpus järgmine aasta juba valmis. Et lähme edasi, jah? Tulemusi ning samuti on siis lisatud võrdlevad perioodi 2024 kohta. Aastane müügitulu oli 1,84 miljardit eurot ja kasv võrreldes eelmise aastaga 34%. EBITDA 60% kasvanud ja kasv mõlemas osas tuleb siis sellest, et oleme konsolideerinud Tallink Grupi tulemused kogu 12 kuu ulatuses ja ka eelmise aasta lõpust lisandunud Elenger Poola äri. Samuti siis, kui vaadata nüüd kvartali võrdluses, siis on Elenger Grupp tulnud plussi poolele ja panustanud 12 miljoni eurose plussiga EBITDA-sse. Ja samuti on lisandunud siis põllumajandussektorist Halinga ja Estonia farmid. 2025 puhaskasum sisaldab siis samuti nii Tallinki kui Elengeri mõjusid, nemad on siis peamised panustajad. Ja kvartalis kogu tulemus on siis plussis võrreldes eelmise aastaga. Puhaskasumi vaatest, nagu juba mainitud, on tasutud 17 miljonit eurot tulumaksu, mis on siis võimalik nagu kasumi osast juurde arvestada. Varad kokku 2,59 miljardit eurot. 5% langus tuleneb portfelli optimeerimisest ja on ka siis toimunud varade müüke. Raha jääb perioodi lõpul on tugev ja võrreldes eelmise aastaga on siis näha ka vabade vahendite kasvu. Kohustised ja netovõlg on siis langenud peamiselt laenude tagasimaksmise tõttu. Investeerimislaenude ja EBITDA suhe on stabiilne ning kontrolli all.
Ütleks kokkuvõtvalt, et 2025 aasta tulemus näitab, et Infortar on jätkuvalt kasumlik, finantsiliselt tugev ja valmis jätkusuutlikuks kasvuks ja kuna kvartali tulemused näitavad ka selget paranemist võrreldes eelmise aastaga, saame öelda, et ettevõte liigub edasi tasakaalustatud kasvu ja ka riskijuhtimisega. Aga sellest täpsemalt siis annaks nüüd sõnajärje tagasi Ain sulle. Ja nüüd siis dividendide ettepanek, et juhatus teeb ettepaneku siis nõukogule ja üldkoosolekule maksta dividende sellel aastal siis 3 eurot ja 2 senti aktsia kohta. Ja siin ma tahangi tuletada meelde, et aastal, kui me börsile tulime, siis me ütlesime, et me tahame olla kriisikindel ja inflatsioonikindel ettevõte ja dividendi aristokraat. Ja kui me nüüd tagantjärgi vaatame, siis aastal 2024 me maksime välja 61 miljonit eurot dividende, mis oli juba tol ajal börsil olevate ettevõtete nagu rekord absoluutnumbris. Siis aastal 2025 maksime välja 62 miljonit eurot dividende, mis on jälle rekord ja nüüd sellel aastal plaanime maksta 63 miljonit eurot dividend absoluutnumbris, mis arvatavasti on ka ajaloo rekord dividendimaksete osas. Ja nagu meil see dividendipoliitika kunagi välja kuulutasime, siis et põhidividend on 1 euro aktsia kohta, siis Tallinki edasi maksta dividend on 1,48 eurot aktsia kohta ja lisadividend siis 0,54 eurot aktsia kohta. Kui me seda dividendi tootlust vaatame, siis ma mäletan, et kui me aastal 2023 börsile läksime, siis meil olid konkurendid põhiliselt võlakirjad ja kui me nüüd vaatame võlakirjade tootlust või aktsia tootlust, siis see juba ületab paljude võlakirjade tootlust, pluss meil on ju võimalik aktsiahinna tõus, et dividendi tootlus, kui võrrelda nüüd selle aasta 2023 hinnaga, siis on ta raudselt üle 10%, seal 12-13% ja koos maksude kokku isegi 15% peal. Aga kui nüüd võrrelda tänase aktsiahinnaga, siis dividendi tootlus on ligikaudu 6,6-6,7%. Aga kui me nüüd tuleb arvestada, et võlakirjadel investorid peavad ise oma maksud ära maksma, siis dividendide juures oleme meie maksud ära maksnud. Et tegelikult see tootlikkus tuleb siis mingi 8,6-8,7%. Et ma arvan, et investoritel igati kasulik osta Infortari aktsiaid. Ja aktsiahinna liikumine ongi siis ka toimunud meil vastavalt sellele, kuidas meil uudised välja tulnud, et kuna täna tulid uudised välja, et meil eelmine aasta oli päris hea, siis ka aktsiahind täna kasvas ja ka dividendid on suuremad kui aasta tagasi, siis see ka andis jälle tõuka aktsiahinna tõusule. Et me üldjoontes oleme rahul, et tuletame meelde, et kui me börsile tulime 2 aastat tagasi või 2 aastat ja 3 kuud tagasi, siis oli aktsiahind 26 eurot aktsia kohta, täna on siis juba üle 46 euro aktsia kohta. Tere ka minu poolt. Annan nüüd järgmisena siis ülevaate meie 3 peamise segmendi 2025 aasta tulemustest ja alustan siis meie merelaevanduse segmendist ja Tallinkist. Tallink on Läänemere juhtiv laevandusettevõte ja ma arvan, et meie portfellist kõige rohkem tuntum ja kindlasti kõige suurem ettevõte. Ja selles mõttes on Tallinki tulemused kogu Infortari grupi vaatest väga olulised. Kui vaadata 2025. aastale tagasi, siis aasta algas väga keeruliselt, et esimene kvartal oli nõrk, peaasjalikult siis sellepärast, et meil oli 4 laeva, mis seisid ja millel ei olnud tööd. Ja rõõm on näha, et tänaseks on kõigile nendele laevadele leitud lahendus, et Star, Sailor ja Regal Star on ära müüdud ja Romantika on välja renditud. Ja seda on selgelt nüüd näha ka eelmise aasta järgmiste kvartalite tulemustest, et teine ja 3. kvartal olid juba väga tugevad ja aasta tervikuna kokku võime kindlalt öelda, et oluliselt arvestades oli väga hea tulemus. Arvan, mis on Tallinki puhul hästi oluline, on ka see, et Tallink on väga jõuliselt vähendanud oma laenukoormust. Viimase 3 aastaga on siis investeerimislaenude maht vähenenud poole võrra ja eelmise aasta jooksul 100 miljoni euro võrra. Ja arvestades seda, et Tallinki varade baas on endiselt väga tugev,
ja samuti näeme seda, et tulemused ja efektiivsus kasvavad, et see annab ka võimaluse ettevõttel siis dividendi maksega jätkata ja oma dividendipoliitikat täita. Tallink on kuulutanud välja oma ettepaneku eelmise aasta dividendiks on 6 senti, mis tähendab, et Tallinki aktsia dividendi tootlus on umbes täpselt 10%, mis on väga soliidne number. Kui nüüd liikuda edasi järgmisele slaidile, siis Tallinki puhul on hästi oluline meeles pidada see, et Tallinki tegevus on oma olemuselt hästi hooajaline, ehk siis peamine tulemus tehakse teises ja kolmandas kvartalis. Eriti siis kolmandas, esimene kvartal on ajalooliselt ja klassikaliselt alati kõige nõrgem, puhtalt sellepärast, et reisijaid on vähem ja kuna nagu hetkega näha, meri on jääs, siis kütusekulu on suurem. Aga üldiselt, kui Tallinki tulemusi eelmine aasta vaadata, siis meie portfellist Tallinkit kõige rohkem mõjutab siis üldine geopoliitiline olukord ja majanduskeskkond, eriti siis reisijate tarbimiskindlus. Aga kui numbrid vaadata, siis tore on näha seda, et reisijate arv on hakanud meil jälle kasvama, kaubavedude maht taastub kahjuks natuke aeglasemalt. Ehk siis me usume, et Tallink liigub kindlalt edasi, et efektiivsus kasvab, võlakoormus väheneb ja rahavood muutuvad tugevamaks ja me usume, et ettevõtte pikaajaline väljavaade on positiivne. Kui nüüd liikuda edasi energeetika juurde, siis energeetika valdkonna kohta võib öelda seda, et see on meie portfelli ettevõtetest kõige kiiremini arenev ja kõige rahvusvahelisem. Et energeetika valdkonnas me teenime vähem kui 10% oma tuludest Eestis ja kogu muu tulu tuleb siis väljatpoolt. Ja siin pildil on siis kenasti näha, kuidas meie gruppi kuuluvad ettevõtted ka omavahel sünergiat loovad. Et siin on näha siis, kuidas Elengeri veoautod punkerdavad Tallinki laeva. Me oleme aastaid punkerdanud Tallinki laeva LNG-ga ja eelmise aasta lõpust hakkasime Tallinki laeva punkerdama ka bio-LNG-ga ja praeguste plaanide järgi peaksid siis selle aasta jooksul meie shuttle laevad Tallinn-Helsingi vahel minema täielikult üle biometaanile. Biometaan annab meile ärivõimalusi, aga kindlasti on oluline ka see, et on hästi keskkonnasõbralik ja Tallinki vaatest vähendab ka emissioonitasudele kuuluvaid kulusid. Ja lõpuks see tähendab seda, et meie laevad on siis kõige rohelisem sild Eesti ja Soome vahel. Aga nüüd, kui minna energeetikasegmendi juurde, siis energeetikasegment on meie suuruselt teine investeering. Ja viimase 10 aasta jooksul oleme siis kasvatanud väikesest Eesti gaasiettevõttest regiooni juhtiva energiaettevõtte. Toimetame 6 turul, ehk siis Soome, Eesti, Läti, Leedu, Poola ja Saksamaa. Teenindame ligi 500 000 klienti ja anname tööd 1000 inimesele. Ja väga selgelt meie edu võtmeks on olnud siis rahvusvaheline kasv, suured investeeringud ja siis võime kohaneda erinevate turuolukordadega. Ka energeetikas oleme jälginud siis Infortari hajutamise põhimõtet, et energeetika valdkonnas on meie äri jagatud 3 alamsegmendiks. Tänaseks on nendest kõige suurem siis infrastruktuur ehk taristu. Meile siis kuulub monopoolne Läti gaasijaotusvõrk Gaso, mis on selles valdkonnas kõige suurem osa meie varadest, samuti siis gaasivõrk Eestis ja siis ka suuruselt teine erakapitalil põhinev maagaasi jaotusvõrk Poolas, mille me 2024 aasta lõpus soetasime. Mis puudutab energiamüüki, siis Balti-Soome piirkonnas oleme me turu kõige suurem mängija. Oleme suutnud stabiilseid mahtusid ja turuosid hoida ja kindlasti panustame juurde ka energia tootmisesse, et siin on siis meil peamiseks fookusalaks biometaani tootmine, et omame siis 3 toimivat biometaanijaama ja 4. Halingas peaks siin lähikvartalitel ka tööle hakkama. Aga kui nüüd minna edasi järgmise slaidi juurde, siis energeetikas samamoodi kokkuvõttes oli aasta 2025 edukas. Mis on oluline meeles pidada on see, et 2025 oli läbi ajaloo üks kõige soojemaid aastaid. Ja sellele vaatamata me suutsime hoida oma käivet, tegelikult isegi natuke kasvatada, samuti suutsime kasvatada oma EBITAd ja suutsime hoida ka turuosa ja müügimahtu.
Et selles mõttes ma arvan, et tagasi vaadatuna väga edukas aasta. Mis veel oluline on see, et meie investeering Poola ehk siis LNG Polska omandamine ületas kõiki meie ootusi, ettevõtte integreerimine osutus edukaks, tulemused olid väga tugevad ja sama kehtib tegelikult kõigi meie infrastruktuuri valdkonnas olevate ettevõtmiste kohta, et nii Gaso Lätis kui gaasivõrk Eestis tegid väga tubli ja tugeva tulemuse ja täna oleme selles olukorras, et meie energiaäris rohkem kui pool EBITDA-st genereeritakse siis reguleeritud varadest ehk siis gaasivõrkudest. Biometaan meie arvates muutub ajas järjest ja järjest tähtsamaks. Tänane seis on see, et näiteks Eesti näite peal ju umbes 10% biometaanist, mis Eestis või maagaasist, mis Eestis tarbitakse, on biometaan. Oleme asunud seda äri ka rahvusvaheliselt kasvatama, ehk siis oleme sisenenud Fuel EU Maritime ehk siis meretranspordi CO2 heite vähendamise turule. Ehk siis mis me seal teeme on see, et kasutades Tallinki LNG sünergiat me siis punkerdame laevu bio-LNG-ga ja tekkivat CO2 kvooti väärtustame rahvusvaheliselt. Ja samuti panustame ka siis akulahendustesse, et eelmisel aastal sai valmis meie esimene akupõhine energiasalvestussüsteem Lätis ja teine on töös, nii et näeme siin seal ka kindlasti potentsiaali. Ehk et energeetikas on meie siht väga selge, et me tahame kasutada roheenergia osakaalu ja tugevdada oma positsiooni nii Baltikumis kui ka siis Kesk-Euroopas. Kui nüüd liikuda edasi kinnisvara juurde, siis kinnisvara on meie 3 peamisest segmendist kõige väiksem, kuigi Eesti mõistes oleme me endiselt üks kõige suuremad kinnisvara omanikke, aga siin on väga positiivne see, et tulemused on stabiilsed läbi aastate, näitame kogu aeg kasvu nii varade mahus kui ka siis teenitavas rahas. Eelmise aasta kõige olulisemaks sündmuseks oli siis Rimi logistikakeskuse valmimine ja kliendile üleandmine. Ja hetkel ehitame siis Depol uut do-it-yourself poodi Lasnamäele, et see peaks saama ka siin aasta jooksul valmis. Kui nüüd edasi liikuda, siis kuna investorid on selle kohta palju küsinud, siis mõtlesime, et avame natuke rohkem ka numbreid meie toetavasse segmenti kuuluva põllumajanduse ja insenerehituse koha pealt. Ehk et alustan siis Infortar Agrost. Eelmisel aastal oli siis, nagu enne Ain ka ütles, üheks meie kõige tähtsamaks tehinguks oluline laienemine põllumajanduses ehk siis Estonia farmide omandamine. Ja mis selle tulemusena juhtus oli see, et me oleme nüüdseks Eesti üks kõige suuremaid piimatootjaid. Aga mis meie lähenemise teeb unikaalseks on see, et me ei vaata põllumajandust ja rohegaasi tootmist eraldi, vaid me näeme, et see on üks tervik, et see on siis üks organisatsioon, mis suudab toota korraga nii piima kui biometaani ja kasvatada siis enda tugevust. Et näiteks eelmine aasta oli põllumajandusele väga iseloomulik see, et piima hind oli väga kõrge, kõik tulemused olid väga head. See aasta piima hind on vähenenud, aga kuna meie portfellis on lisaks piima tootmisele ka biometaani tootmine, siis see jälle järjekordselt muudab selle segmendi meil oluliselt stabiilsemaks. Me oleme grupi organisatsiooni vaates koondanud kõik oma põllumajanduse ja biometaani tootmise ettevõtted Infortar Agro alla. Ja me ise näeme seda, et kombineeritud me oleme siis suurim piima ja biometaani tootja regioonis. Kui numbritest rääkida, siis suhteliselt lühikese aja jooksul on need numbrid kasvanud täiesti arvestatavaks, et eelmise aasta EBITDA põllumajandusest ja biometaanist oli ligi 17 miljonit eurot, käive 46 miljonit eurot ja varade maht üle 130 miljoni euro. Et selles mõttes suhteliselt lühikese ajaga oleme teinud väga kiire arengu ja me iseenesest näeme siin selget potentsiaali veel edasi kasvada, et meil on olemas selleks maamassiivi, meil on olemas võimekust biometaani realiseerida ja meile tundub, et põllumajanduse biometaani tootmises on selgelt Eestis olemas ka sellised klimaatilised või loomulikud eelised.
Kui nüüd edasi liikuda meie insenerehituse valdkonna juurde, siis seal me oleme oma ettevõtted koondunud Inf-Engineeringu alla. Seal me oleme samamoodi näidanud päris kenasid kasvunumbreid, peaasjalikult just siis kasumlikkuse vaatest, et viimased aastad on olnud meie käibemaht seal üsna stabiilselt 70 miljoni euro ligidal. Aga eelmine aasta, mille üle väga uhked oleme, on see, et EBITDA oleme suutnud kasvatada 6,3 miljoni euroni. Selles valdkonnas me siis tegeleme ehitamisega, ehitame sildu, Rail Balticut, biometaanijaamasid, terminale, hooneid, torustikke ja nii edasi. Aga lisaks on meil siis täitsa arvestatav osa engineeringu ärist ka siis ehitusmaavarade äri. Et me oleme Eesti üks kõige suuremaid ehitusmaavarade tootjaid. Meile kuuluvate lubade maht on 3 Eesti suurima ettevõtte hulgas ja oleme selge turuliider siis näiteks kuivatatud liiva müügi valdkonnas. Ehk siis hea meel on näha, kuidas siis ka meie toetavad ettevõtete osas on näha kena kasvu ja usume, et ka siin insenerehituse siin lähiaastad toovad jätkuvalt positiivset arengut. Ja Infortar investeeringuna, kui me 2,5 aastat tagasi börsile tulime, siis me ju teatasime, et me tahame olla kriisikindel ja inflatsioonikindel ettevõte ja dividendi aristokraat ja vaatamata sellele, kui turbulentne tänapäeval maailm on ja missugune majanduslik situatsioon, on ikkagi Infortar väga tugev just tänu sellele, et meil on erinevad ärivaldkonnad. Börsile tulime, siis ikkagi paljud investorid ütlesid, et nad tahaksid investeerida ainult energiaärisse või ainult merelaevandusse või muudesse valdkondadesse, siis me oleme ikkagi seda meelt, et kui meil on munad erinevates korvides, siis tänu sellele, et see ongi meie eelis, et kui on kuskile majanduses kuskile midagi raskem, siis jälle teised valdkonnad teenivad rohkem ja kui me seda potentsiaali kokku vaatame, kui vaatame kõik meie need rekordid, mis me erinevad ettevõtted on EBITDA teeninud, siis ma arvan, et me oleme võimelised tulevikus teenima isegi rohkem kui see 233 miljonit eurot EBITA'd. Ja kui vaadata meie edasist kasvu, siis me ikkagi näeme, et me tahaksime laieneda rahvusvahelisel turul just suunaga Lääne-Euroopa poole ja muidugi me igapäevaselt otsime ikkagi investeerimisvõimalusi. Kui me eelmist aastat vaatame, siis me oma laenuportfelli oleme vähendanud ligikaudu 200 miljonit eurot, mis näitab meie potentsiaali, et me võime laenu juurde võtta nende mahtude peale, mis meil praegusel momendil on. Ja teiselt poolt on meil vaba raha kontol ligikaudu 220 miljonit eurot, mis näitab meie seda potentsiaali, et kui meil on võimalik midagi kuhugi investeerida mingisse projekti, siis me suudame seda suhteliselt kiiresti ära teha ja siis hiljem ütleme laenud peale tõsta või panna see struktuur täpsemalt või finantsiline struktuur täpsemalt paika. Ja ega meie see ärifilosoofia ongi agiilne, et me püüame reageerida hästi kiiresti ja tänu sellele, et meie otsustusprotsessis on omanikud väga lähedal, siis me saame ka väga kiiresti otsustada. Ma arvan, et see on meie edu võti, et me lihtsalt oleme teistest kiiremad, et meil see bürokraatia on olemas, aga me suudame väga kiiresti ikkagi sõltumata bürokraatiast otsuseid vastu võtta. Ja no tulemus ongi see, et just eelmine aasta oli väga hästi näha stabiilne ja hajutatud rahavoog. Nagu ma ütlesin, et eelmise aasta EBITDA oli 233 miljonit ja kasum 72 miljonit eurot, mis on saavutatud igapäevasest tegevusest ja see tagabki meile siis dividendimaksete kindluse, et tahame ikkagi tulevikus olla dividendi aristokraat, et sellel aastal maksame siis kokku dividende 63 miljonit eurot, mis on, ma veel kord rõhutan, meie börsil olevate ettevõtete rekord. Aitäh!
seda, et millisel põhjusel võis inimene saada ainult 1,5 eurot. Et äkki ma korra võtan selle dividendi slaidi veel kord ette ja sa korra veel räägid selle täpselt läbi, et täna me räägime ainult ettepanekust, aga kui nüüd üldkoosolek selle võiks kinnitada, et kuidas siis on võimalik saada see 3,02 eurot dividend? No siis, kui on aktsiad ostetud me maksame dividende välja 2 korda aastas, juunikuus ja juulis ja detsembris. Ja kui on siis dividendid omandatud seal, ma ei tea, viimane kuupäev on vist mingi 15 juuni või 20 juuni, kui enne seda on aktsiad omandatud, siis ja hoitakse seda kuni aasta lõpuni, siis kindlasti saab või ütleme kuni novembri lõpuni, siis saab ikkagi 2 eurot või 3 eurot ja 2 senti dividend aktsia kohta. Et kui keegi on saanud 1,5 eurot, siis ta on minevikus lihtsalt ostnud poole aasta pealt aktsiaid. Et seoses sellega, aga kokku me aastas maksame ikkagi dividendi välja 3 eurot ja 2 senti ja minevikus maksime 3 eurot. Ma äkki proovin sellele vastata, et see puudutas siis perioodi 2023 aasta algusest ehk siis umbes 3 aasta tagust perioodi, kui Soome gaasiturul oli mõne nädala jooksul väga suur defitsiit. Iseenesest me oleme spekuleerinud, me täpselt seda ei tea, aga meile teada olevad siis nagu kõik siin regiooni energiaturul toimetavad energiaettevõtted olid siin uurimisse kaasatud. Ja miks regulaator selle uurimise avas oli see, et väga selgelt Soomes tekkis füüsiline gaasidefitsiit. Sellest ajast peale kuni tänaseni pole toimunud ühtegi sisulist täiendavat arengut. Põhjus, miks me selle toona oma IPO prospektis välja tõime, oli see, et potentsiaalselt oli sellel uurimisel väga suur mõju. Me küll juhtkonna vaates pole ise hinnanud, et see tõenäosus oleks väga suur ja praegu tundub, et 3 aasta jooksul ei ole ka midagi Soomes sisuliselt muutunud või toimunud, et tundub, et selles mõttes ka turuosalised said natuke selgemaks, kuidas nendes kitsastes oludes käituda. Aga meile teada olevat menetlust lõpetatud endiselt ei ole, aga selle 3 aasta jooksul ei ole ka ühtegi sisulist arengut toimunud. Ja meie enda arvates me oleme nendest reeglitest kinni pidanud. Absoluutselt, me oleme selles mõttes oma tegevuses alati täidame kõiki reegleid ja täidame ka reeglite mõtteid, aga olles osa sellest uurimisest, me tõime selle oma prospektis ka välja, aga me ise arvame, et me loodame, et see tegelikult protsess lihtsalt lähiajal lõpeb ära. Lisame täpsustuse, et iga-aastaselt siis nii Elengeri kui Importeri juhatus vaatab sellele küsimusele otsa ja me kinnitame ka oma aastaaruandes, et hindame hetkel selle olukorra meie kahjuks realiseerimise mõju väikseks. Seda tehakse siis iga aasta. Järgmine küsimus, Martti, ma arvan, see on sulle energeetika slaidide peale, et mis vahe on päikesepargil ja akupargil? Ma arvan, päikse ja akupargid on täitsa erinevad asjad, et päiksepargid on siis need tavalised päiksepaneelid, mis sel ajal, kui päike paistab, toodavad energiat, ehk siis umbes 10% tundidest aastas toodab park energiat, tunde natuke rohkem, aga kui korrutada tunde läbi, siis tema efektiivsus on umbes 10%. Akupark oma olemuselt ei ole energiatootja, ta on ikkagi energiasalvestaja või tarbimisega kohandaja või nihutaja. Tänapäeval on hästi tavaliseks muutunud see, et need akupargid ehitatakse päikseparkide kõrvale puhtalt sellepärast, et seal on olemas vajalikud liitumisvõimsused. Investeering on seal pisem, aga seda kasutatakse oluliselt universaalsemalt, et kui tavaliselt talvel päikseparkidest mingit tootmist ei teki, siis akuparkidest on endiselt kasu, et juhul kui ühes tunnis on hind oluliselt kõrgem kui teises, siis tegelikult akuparki tulemusena saab neid hindasid tasandada.
Ja siin viimastel aastatel on hästi oluliseks muutunud ka siis akude kasutamine sageduse reservide turul. Ehk pärast seda, kui me kui kogu regioon ühendas ennast siis Vene energiasüsteemist lahti, siis see tähendas, et meil oli oluliselt rohkem stabiilsuse tagamiseks vaja võimsusi ja akudel on kindlasti üks roll. Aga ma arvan selles mõttes, mis on oluline, on see, et energeetikas tervikuna on oluline mitmekesisus. Et päikeseenergia üksi aitab sind suhteliselt lühikesel perioodil aastas. Akud aitavad kindlasti erinevaid tootmisi stabiliseerida. Aga lõpuks tegelikult, mis on vajalik, on see, et on olemas ka juhitavad energiatootmised. Et selles mõttes viimastel aegadel siin on läbi viidud hankid, et hakata tegema ka gaasielektrijaamasid. Et tõenäoliselt selleks, et ikkagi meie elektrihinnad saada ühel heal hetkel ikkagi mõistlikuks ja et me ei näeks enam neid meeletult kõrgeid tippe, siis selleks tuleb oluliselt investeerida ka uutesse gaasijaamadesse. Aga ma arvan, et hästi lühidalt öeldes ongi see, et akuparkidel kindlasti on oma oluline roll selle elektritootmise ahelas, aga kindlasti nad pigem aitavad tasandada siis energiahinna kõikumised, nad nii-öelda uut energiat ei loo. Aitäh! Järgmine küsimus, et täpsustame siis üle, et Elengeri turuosa Soome-Balti turul aastas oli 23% ja kvartalis oli 21%. Aga kas sa saad palun üle rääkida, et mida see Soome-Balti turuosa siis tähendab, et milliseid turge see täpselt hõlmab? No see hõlmab siis Soome, Eesti, Läti ja Leedu gaasitarbimise turge. Me opereerime ka Poolas, aga füüsiliselt need turud omavahel seotud ei ole, nad on eraldi turud, et siin on küll nende vahel on olemas gaasitoru, kus nende turgude vahel saab liigutada gaasi, aga neid üheks turuks lugeda ikkagi ei saa. Et kui me just ka võrdleme, et Baltikum ja Soome energiaturu, gaasituru kogu maht aastas on selline 45–50 teravatt-tundi, siis Poolas on see 4 korda suurem. Meie turuosa Balti-Soome turul on umbes veerand. Poolas on meie turuosa alla 1%, et see on ka põhjus, miks me tegelikult Poola turule nii palju tähelepanu pöörame, et see annab meile võimaluse oma mahte hakata seal kasutama. Aitäh! Tundub, et järgmine küsimus on Ain sulle, et kas sa saad kommenteerida e-piima investeerimise osas midagi? Praegu on vara midagi kommenteerida, sest me ei tea, kuidas olukord seal laheneb või kuidas praegusel momendil ma saan aru, et on pankride haldurid paika pandud, aga kuidas seal on võimalik või mida nad teevad, seda me ei tea. Kui nüüd strateegiliselt vaadata, siis meie gruppi igal juhul piimatööstus sobib väga hästi. Ja me oleme väga huvitatud, et e-piim või Eestis piimatööstus ikkagi piimatööstuse tegevus jätkuks. Aga kommentaare on vara anda, jah. Et kui midagi konkreetsemat tuleb, siis me teatame kohe börsiteatena välja. Aitäh! Järgmine küsimus, et Tallink teatas siis oma dividendi väljamaksest 6 senti aktsia kohta, aga Infortari edasikantav osa on 1,48, et kuidas need omavahel seotud on? Sa meil siis äkki selle dividendi slaidi uuesti ette? Ja hästi lihtsustatud võib öelda seda, et meil on natuke üle 500 miljoni Tallink aktsia. Infortaril endal on 21 miljonit aktsiat. Võib öelda, et igale Infortari aktsiale vastab 25 Tallink aktsiat. Ja kui Tallink maksab aktsia kohta 6 senti dividendi, siis edasikantav dividend Infortari aktsionärile on umbes 1,5 eurot. Et nii ta kokku jookseb. Aitäh, aga siis sellega on küsimused tänaseks otsa saanud, et tänud kõigile, kes meid kuulasid ja ka nendele, kes meid hiljem järgi kuulavad, et kui teil on küsimusi veel Infortari kui investeeringu kohta või 4. kvartali tulemuste kohta, siis kirjutage palun e-mail investor@infortar.ee või võite ka mulle helistada ja jätkame kell 1 siis juba ingliskeelse seminariga. Aitäh! Aitäh! Aitäh!